nii, 1, 2, 3, here we go. Täna oleme siis tulnud oma 3. vlogi siia tegema. Ja Marko, kus me oleme täna? Mis me teeme? Kinnisel territooriumil oleme. Ma tean, et seal on mingid liivaasjad, seal on mets. Meil on 3 autot. Peame sõitma nendega. Mis autod need on? Need on erinevad džiibid või? Erinevad džiibid, jah. Selja taga on sul X6. Ma tean, et see on 5.0. Tegelikult on 3.0 diisel, aga 3 turboga. Nimetus on 5.0, 280 kilovatti. Siin on Mersu V6, mingi 160 kilovatti või? Äkki midagi sellist. See on haruldane asi. Eestist uuen ostetud, ühe omaniku käes olnud. Ja see vist päris tehasest nii pole tulnud, mis sinu käe all on. See ei ole jah, see on täitsa natukene järgi aidatud Opel meil siin. Põhjakaitse, vints on ees, LED-baar, snorkel, saab ujuma minna. 2 katuseluuki, saab kabrioks ka lasta. Poolkabrioks. Poolkabrioks jah, ja isegi tagaklaasi soojendus on sellel. Et kui talvel peab autot lükkama, siis on kätel hea soe. Ja siin tegelikult, mis kõige olulisemat rolli ma arvan mängivad, on ikkagi need vähe tumisemad rehvid, mis aitavad siin liivases midagi teha. No vaatame, mis ta teeb. Siin on tegelikult difrilukud ja asjad ka peal, et saab aeglustit panna ja nii edasi, et ma arvan, see aitab ka päris palju kaasa. Ma ise arvan, et see auto, mis sul selja taga on, kõige suurema jõunumbriga, jääb kõige kiiremini kinni edasi. No ma arvan, see oleneb sellest, kes roolis on. Kui gaasi peal hoida ja autost kahju ei hakka, siis ma arvan, saab sellega igalt. Siseinfo kaudu tean, et seal roolis on ikkagi päris kõva vend. No, kurat, ma nii kindel ei ole selle. Aga vaatame, lähme testime neid ja siis anname juba raja pealt ka tagasidet. Eks järgmine klipp on kuskil, kus see valge auto arvatavasti kinni jääb. Teeme nii. Ma ütlesin, et järgmine kaader on see, kus X6 on kinni. Aga tegelikult ma arvan, kui me siit natuke vintsime või lükkame, siis me saame ta kätte. Ma arvan küll. Kuule, ka ML sai välja ju. ML on ju täna tutikad rehvid all ju. Mingi maailma number 1 kuradi mudarehvid. Nendega võib vee peal ka sõita ju. No proovime välja tõmmata. Oleme ausad, ärge palun ronige. Tahate perega minna grillima kuskile, on ju. Ei tasu minna väga siuke, kruusa peal maksimum. Et asfalt ideaalne. Liiva peale tuled. Siis tihend on kindlasti vale. Ma võin öelda ausalt ära, et siit saaks väga lihtsasti välja praegu contendi jaoks. Minu meelest sa nagu üritasid, aga saad ikka kinni? Ei ole. Okei, kui sa nii ütled. Ei. No tulge, pange käed külge. Kõne vaikselt, noh. Midagi. Siim tahad joonele panna. No Kaspar, liivases käidud, mis muljed on? Positiivsed, ei üllatavalt hästi said kõik hakkama. Alguses 100 meetri peale jäime natuke kinni seal, aga muidu tegelikult läks väga hästi. Jaa, ega mis see hästi tähendab? 100 meetrit sõitsime ja oligi kõik või? Üks pill läks keema ja... Hindagi ei ole ja... X6 on põhi läinud ja Opel on ainukesena terve tagasi. Ainuke, kes ilusti sai nagu hakkama, et siit saimegi aru seda tegelikult, et kui oluline on korralik rehv, et see on see, mis tegelikult viib seda asja nagu edasi ja liigutab. Ja nüüd me saame aru, miks siin on pandud metallist põhjakaitse, miks siin vints on. Seda sai ikka juba siin 2-3 korda kasutatud ka, et ei ole niisama need asjad. Ja ma arvan, eks kui me mudasissega lähme, eks me saame aru, miks seda vaja on. X6-l... Või need olid vist tal varem juba või? Need olid mingid sõja... Oi, seda ma ei teagi. See on vist värske või? Oi, see on värske. No nii, see läks. Poiss ei osanud isegi, vähemalt ühe korra sai konksu ka nüüd. Ja saime aru, et keegi on selle silikooniga varasemalt kinni pannud.
ta on nii kindel, et seda ei pea kunagi tõmbama. ja just, aga noh, mis selgus oli see, et esimene aparaat, mis kinni jäi. aga noh, eks siin on see rehv ka, ega omanik rehvi alla ka väga panustada ei taha. Ja. Võib-olla nüüd vahetab ära äkki või? No loodame. No niikuinii praegu suvi peab nii-öelda lamelliga ringi, et see väga ei lähe. Head. Ei, aga tegelikult oli täitsa okei ju. Võrdlemisi ikkagi tänavaauto ja päris sügava liiva sees oli ikkagi kinni, et just. Ainuke jama, mis sellel oli see, et tegelikult oleks tulnud ilusti läbi, aga tal ABS hakkas ise ikkagi, noh, küll oli välja lülitatud, aga ta mingi hetk hakkab ikkagi pidurdama ja pidurid läksid lõpuks suitsema. Et kui oleks saanud hooga tulla nii, et ABS-i oleks hakanud pidurdama, siis oleks tegelikult saanud välja küll. Oleks, jah, just. Aga no õnneks meil oli päästja mees kaasas, et ja tegelikult see ongi nii-öelda pool linnamaastur, mis siis üllatavalt hästi sai hakkama. Sobib mõlemale. Sobib täpselt mõlemale nii-öelda. Esimese 100 meetri peale kohe kinni ei jäänud, läks nii-öelda siis X6 päästma ja selle nii-öelda tõttu siis jäi natuke kinni. Aga muidu oli ju ei, ega ML-il ei olnudki kordagi probleemi ju. Isegi selle tänava lamelliga küll on näha, et siin on kuidagi siuke suurem nagu muster on peal sellel. Kuidagi täitsa hästi nagu kandis. Ja tegelikult ta keema läks ka ju ainult selle pärast, et tal kliimaventikad ei töötanud. Just. Et ei tea. Eks sellel saab korda, ma arvan, et siis ei oleks üldse probleemi siin käia müllamas. Ja. Aga lähme vaatame edasi ja siis vaatame jooksvalt. Just, lähme sõidame natuke trassi ja vaatame siis, kuidas nad hakkama saavad. Et... Just. Sa panid ju jälle oma auto ära. Ütlen ausalt, mina ei tule siia ei hakka tulema selle linnamaasturiga. See katsumus on natuke liiga palju. No ma arvan, et see on liiga palju juba. No vaatame, kuidas see Opel hakkama saab ja eks siin augud on sügavad, aga Opelil ju kurat, see on selle jaoks loodud. Ma arvan, et võiks talle öelda, et hakka tulema ja vaatame, mis ta teeb. Mitte midagi pole selle aparaadi jaoks ju. See läks nagu lupsti ju. Väga hästi. No. Kuule, aga X-iga ei olegi üldse nii hull, ma vaatan siin praegu ju. Ma arvan küll, et Tom X6 ka või? Jube lihtsalt läks kuidagi. Selline oli meie päev siis Veegoga. Käisime natuke müttamas, kindlasti minge vaadake veego.ee lehte, valige autosid. Ka see aparaat on seal ilusti müügis, võite seda osta. Kirjutage meile YouTube'i kommentaaride alla, et millist contenti järgmisena näha tahate, et saaksime teieni tuua kõige paremad videod. Ja kindlasti likeige, share'ige, subscribe'ige. Davai!